Jürgen Sõjakool. Tere! Tervist! Härra president! Õnnitlen teid iseseisvuspäeva puhul. Tänan! Siin, kui me harjutame oma üksusega, siis ma ei näegi raskust ettevalmistuste juures. Et 23, kui kõik erinevad kaitseväe väeüksused on ühel platsil, et see kõik sünkroonis välja tuleks, seda tuleks harjutada. Kogu selles protsessis osalemine on huvitav ja meeskonnale ühtsust tekitav. Taktsammu! Marss! Bum, 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 bum! Otse! Marss! See aasta on paraadil osalen esimest korda. Mis ettevalmistamise juures kõige raskem on? Külm võib-olla ongi ja see pidev marssimine, et lõpuks väsitab ära. Et siin vahepeal tegime vormis jopega, lõpuks hakkas ikka päris palav. Nüüd tavavormiga ja siin väikse külmaga, nii hull enam pole, aga paraadil võib ikka päris hea hakata. Kõige olulisem ongi lihtsalt jälgida kaaslasi, et nendega oleks ühel joonel. See on kõige suureks probleemiks ning kõige rohkem sellele rõhku ka paneme. Ja vaadake otse silma sisse inimestele, kes teil küü ees seisavad. Täna on meil paraadi ettevalmistused, ehk siis on niinimetatud rivi ülevaatus, kus tutvustame ülevaatele tehnikat ja meeskonda, kes paraadile läheb. Eks noor võitlejatel ole raske tempos püsida ja vahesi paika saada. Oleme kõik riietuse välja vaadanud ära, nagu valmis pand. Autodega oleme harjutanud siin mitu päeva järjest. Autodega möllanud, pesnud, kõik teinud puutaks ilusti, nii nagu peab olema paraadi jaoks. Meil on TAF madelid, TAF sadulad koos backtonitega, mis on poolhaagised, vanhoolid, suured kütused, tsisternid, lisaks veel meedikute masinad ja Mercedes-Benz GD-d. Liinurid siis on paraadil sellised väga tähtsad kaitseväelased, kelle ülesanne on siis sõna otseses mõttes markeerida kogu seda paraadplatsi ja nende samade kaitseväelaste järgi siis kogu see paraadirivistus paneb ennast seal üles joonduvad välja. Nii-öelda Eesti kaitseväes ei ole siis kindlaks määratud, et sina nüüd tuled ajateenistusse, sinust saab liinur, et see selgub kõik tegelikult siis ajateenistuse käigus. Tavaliselt paar kuud enne paraadi siis määratakse mehed paraadüksustesse ära ja siis erilise nii-öelda auosaliseks saavad siis põhimõtteliselt 5 sõdurit, kes siis valitakse välja selle järgi, et neil oleks hea füüsiline vorm. Samamoodi peab olema neil rütmitaju või taktitaju, sellepärast et kui nad ära jooksevad esimeses etapis, siis nad peavad nii-öelda ühte jalga jooksma ja kui ikkagi mingisugust rütmitaju ei ole, siis see on võimatu. Paraadplats on küllaltki suur ja jooksma peab üsna palju. Et üks kriteerium oli see, et mees jaksaks joosta. Et siin on kuskil 800 meetrit kuni kilomeeter vaja joosta mingil etapil. Ja muidugi trenni teeme liinuritega kõik koos, et käime jõusaalis peaaegu et iga päev, sest et relv on küllaltki raske ja peab seda päris kaua hoidma. Ja taktitaju on väga oluline, sest et see liikumine peab meil toimuma sünkroniseeritult ja väga tähtis on see, et sa ikkagi natukene takti tajud. Kõik peab paraadil väga hästi sujuma ja sujub ka. Meid võib usaldada. Liinurite nii-öelda tegevuse tegelikult Eesti nii-öelda kaitsejõududes, siis kui Eesti taas iseseisvaks sai, kogu selle liinurite tegevus on välja mõeldud kindral Ants Laaneots. Kaitseväe juhataja annab käsu paraad tervituseks valve keskele vood. Ettevalmistused kulgevad hästi. Vanglateenistus on viimastel aastatel pingutanud kõvasti, et ametnikud oleksid valmis erinevate ülesannete täitmiseks ja osalemine Eesti Vabariigi aastapäeva paraadil Narvas on üks sellistest ülesannetest. Paraad!
parem pool. Taktsammu. Marš! Mitmel korral olete te käinud paraadil? See on hea küsimus. Ma olen Kaitseliidus alates 97. aastast ja iga aasta peaaegu osalenud nii talvisel kui suvisel. Ma olen nii palju osalenud, et mis mul siin ikka valmistada on. Ma olen alati valmis. Minu esimene paraad, siis ma esimesel kohe osalesingi, oli Tartus, kui oli võidupüha paraad, siis ma osalesin Kaitseliidu Järvamaleva koosseisus ja nüüd on siis 3. kord ja nüüd ma olen vanglateenistuse lippur. Mina osalesin esimest korda Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud rivistusel 92. aastal Pärnus ja paraadil esimest korda 93. aastal Pärnu üksiku jalaväekompanii lippurina. Vahipataljon läheb praktiliselt kogu koosseisuga paraadile, sest et lisaks paraadkompaniile on meil ka aukompanii ja lisaks 2 kompaniile, kes paraadil osalevad, on seal ka liinurite koosseis ja 23. ja 24. veebruari jooksul kokku osaleb 12 toimkonda ja isikkoosseisu arv seega kõik kokku on siis 279 kaitseväelast. Lipputervituseks! Valvel! Lipp ette! Lipule! Vaat! Otse! Vaat! Vabad! Paraadile ja paraadi elementidele keskendume juba 3 kuud vähemalt ette. Et meie alustasime ettevalmistustega eelmise aasta novembrist. Kuna vahipataljoni osalemine on laiaulatuslik paraadil, siis meil on see ettevalmistusperiood pikem ja tööd on rohkem, et mitte ainult rivi harjutamises ei ole küsimus. Kallis Eesti rahvas, olete oodatud paraadile. Kohtume paraadil. Kui sul tuju hea, siis kõike seda tee. Küll on hea! Ela siin kord, olgu suure, kana ema ja varsana isa, aga noored meiu, neist ei piisa. Raadio on suhke asi, et sõdurid marsivad ja siis laulavad ka. Paraad on suhke koht, kus sõdurid marsivad ja inimesed vaatavad, kuidas nad seal sõidukitega sõidavad ja kus inimesed käivad väga palju, vaatavad, kuidas sõjaväed tantsivad ja teevad igasuguseid asju. Palju õnne Eesti!